Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad, kuulajad, tere Pääru Oja. Tere. Pääru võitsid siin hiljuti ühe auhinna Juhan Liivi kujutamise eest filmis Vari. Kui oluline on sinu jaoks selline auhind? Ega me ju nagu vist ei tee seda tööd, eks ole, auhindade pärast, aga selline märkamine on, või pai on ikka oluline, jah. Aga mille pärast te teete tööd? No jah, mingi hetk sa teed ju tööd sellepärast, et oleks leiba ja vorsti. See on kunagi Adolf Shapiro ütles kunagi, kes Venemaal vist on üks kuulus Vene teatrilavaste, kes on ka siin Eestis palju teinud. Lõpetavale teatrikursusele ütles, et seda tööd ei tule teha mitte südamega, kirega, vaid seda tööd. See on nüüd teie töö ja seda tööd tuleb teha hästi. Jah, et või noh, et ühesõnaga, see mõte mulle väga meeldis, et need igasugused armastused ja hired ja need lähevad üle, aga see on kuidagi aus mõte töö tegemise kohta minu mõist väga. Ma olen mõelnud selle peale, et näitleja elukutse kui selline, kas see mõjub inimesele, ma ei tea, sissevaatavalt või väljavaatavalt selles mõttes, et sinu töö on kujutada teisi karaktereid ja tänu sellele, et sa elad siis läbi nende teiste karakterite elu, emotsioone, juhtumisi, sündmusi, kujutad neid kas teatri või filmilaval, eks ju. Et kas sa kaod ise sellest protsessist täiesti ära või siis tänu sellele, et sa kõiki neid asju kujutad ja mõtestad ka enda jaoks läbi, et miks sa midagi ütled ja miks ta niimoodi tundis ja nii edasi. Tänu sellele sa hoopis tunned iseend palju paremini kui mõne muu elukutse esindaja. Ja võt ei ole mõnda muud elukutset ju pidanud, selles mõttes ei tea, aga kindlasti on ta kahtepidine tee. Ja ma usun küll, sellist nii-öelda läbielamise asja ma väga ei usu. Et ta on ikkagi, see on nii nagu muusika mängimine, et seal on ikkagi, seal on kindel rütm ja kindlad noodid, mis tuleb ära mängida. Et kui muusika hakkab ka väga läbi elama, siis me keegi ei viitsi seda vist vaadata või see mõjub kuidagi. Et mingis mõttes selle näitlemisega on ju samamoodi, et ta on ikkagi, et ta on ikkagi minust ikkagi alati eraldiseisev või see ei tähenda, et seal ei või olla nii-öelda isiklikke asju või teemasid, mis mulle on olulised. Küll on paar korda, või tähendab, sa küsid nii, et see on küll kõige imelisem tunne teatris, kui seda vahel juhtub. Kui on just selline, ütleme, mingis mõttes emotsionaalsem ja ilmselt pikk nii-öelda tegelane, keda sa oled 2,5 tundi mänginud ja siis see viimane pool tundi, seal võib juhtuda küll, need on olnud nii-öelda elu kõige õnnelikumad hetked, kui kuidagi nagu sina eraldud sellest tegelasest, et sina enam ei puutu sellesse asja. Selles on nagu midagi müstilist, justkui jah, ma ei oska seda liiga hästi seletada, aga mõned näitlejad on sellest aru saanud väga hästi, mida ma sellega mõtlen. Et kuidagi mina oma tahtmiste egodega ei ole enam siin, nagu mina ei ole kohal või kuidagi, jah. See kõlab nagu selline ideaalne või perfektne näitlemisseisund, et sa tõesti, sa lähedki, sa ise kaod ära ja sa võtad selle rolli siis, mida sa teed täielikult. Jah, võt jah. Aga seda tõesti, ega seda on juhtunud võib-olla elus 20 korda või midagi sellist. Aga jah, see on mingi selline, jah. Kunagi üks mu suur lemmiksarju on Sopranod ja suur lemmiknäitleja sealt Gandolfini. Tema ühes intervjuus küsiti tema käest viha kohta, et ta tohutult hästi näitles seda nii-öelda lühikest süütenööri ja siis ta ütles ka huvitavalt, et et ega kui seda minu sees ei oleks, et ega ma seda niimoodi
näidelda ei suudaks, on ju. Et kui palju sa ise tunned seda, et ütleme, kui sul on mingi karakter, kes justkui esmapilgul ei tundu olevat sinu moodi tüüp, siis näitleja justkui võiks ju olla selline tühi leht, kes suudab mängida kõike. Jah, no ega ei suuda, ega see loomine mitte millestki ei ole ikkagi võimalik, et või noh, ikka sa ju mõtestad neid tegelasi kuidagi, noh seda, mida sa oled ise kas enda puhul või teiste puhul elus nagu näinud, et kuidas nad käituvad või nii edasi, jah, aga no võt on ka näitlejaid erinevaid selles mõttes, et see mitmekülgsus on küll ka mingisugune voorus, nagu me näeme näiteks Gary Oldmani puhul, eks ole, aga teistpidi Rowan Atkinsoni Mr. Bean on ju ka nagu, see on üks asi viidud täiuseni ja seda ühte asja ta on elu läbi teinud ju. Et need mõlemad teed on ilmselt võimalikud. Jah, muidu kui on selline universaalne, perfektne näitleja, siis nüüd võib sükest asja juba teha ära tehisintellekt, on ju, et sul on... Vot see aeg on käes, jah, sellest kõigest ei tea, mis saab. Ja. Et no ühesõnaga, et see on see sama, et ega siin ei ole, et ega need meie vead teevadki ju meist nii-öelda karakterid siis või nii-öelda see, mis on või tegelastest nende vead teevadki ju see, mis muudab nende vaatamise huvitavaks. Ja. See on huvitav mõelda, et kui sa näiteks portreteerid siis mingisugust tegelast, kes ei ole, näiteks on 30 aastat vanem, kui sa ise oled, et kui tõetruu see üldse olla saab, on ju. Et sest noh, sa ise ei ole seda 30 aastat läbi teinud või siis vastupidi, et sa oled, noh, kui näiteks filmides on mingid alaealisi näideldakse, aga noh, see näitleja on täiskasvanu, on ju. Noh, siis on kuidagi nagu arusaadav, et sa oled selle tee ikkagi läbi teinud, aga kui sa hakkad näiteks mängima 80 aastast taati, siis on kahtlane, sest sul ei ole seda, ma ei tea, 50 aastat veel peale sinna ehitatud. No jah, ega kui ma mängin, ma ei tea, mõrvarit, siis ma olen samamoodi, aga ma ei ole ju kedagi mõrvad, ma ei tea, mis see tähendab, aga selleks on ikkagi meie kujutlusvõime. Või see, nagu Stanislavski ütles, see maagiline kui. Et kui ma oleksin mõrvar, siis mis see tähendab? Noh, ja niimoodi mõtlemine, eks ole. Või nii, et kui ma oleksin politseinik, noh, see tähendab, et ma ei tea, järelikult ma ilmselt olen hommikuses või lähen varatööle, ma ei tea, kas politseinikud ilmselt seal nagu vahetused erinevad. No hea küll, nii. Mis see tähendab, kui mul oleks kogu aeg püss veel? Noh, et need tekitavad nagu mingeid tundeid ja kogu aeg, et niimoodi see kujutlusvõimega see töö ju käib. Ja noh, samamoodi, et kui ma mõtlen vanema inimese peale, et midagi ma olen ju elanud, ma mäletan ennast, kui ma olin 20 või kui ma olen nüüd, mingid asju, noh näiteks, et hommikul oled väsinum, seda ma saan ju veel mõelda, et noh, et kui nüüd veel sama palju otsa panna, siis äkki ma oleksin veel väsinum. 30 aastat veel väsinum. No, jah, või kui ja nii edasi, mis tähendab, et liigesed valutavad, jah, aga kui ma nüüd oleksin 30 aastat vanem, siis need liigesed järelikult valutaksid veel rohkem. Ja nii edasi, sellised asjad, et niimoodi ikkagi kujutlusvõimega see kõik on võimalik, sest noh, muidu ei oleks ju võimalik midagi muud mängida, kui rääkimata sellest, et ennast 10 aastat tagasi on ju ka nagu võimatu mängida, ega ma enam ei mäleta, kuidas ma mõtlesin või, aga no võtta. Mäletad ainult seda, et olid mingid hetki, mingis mõttes rollim, mingis mõttes oli üks suur voorus, oli üks usk võib-olla endasse enne kõike ja selle töö tähtsusesse ja midagi sellist, mis võib-olla on natuke ajaga ära kadunud, eks ole, aga see on üks huvitav teema, millel ma ise ka järjest rohkem mõtlen, et kuidas on loogiline, mulle tundub, et ma ei tea, mingi enesekindlus või lihtsalt kindlus või asjadest arusaamine tuleb aastatega, mitte miski muu sinna ei aita, et sul ei ole mingisugust... Aga kas see, jah, ma olen selle peale mõelnud, kas see ei ole midagi muud tegelikult, nii-öelda enesekindlus on oma piiratusest teada saamine ja siis sa tead neid kohti või sa tead neid kohti, kus nüüd selle asjaga tuleb tööd teha, midagi ei ole, see töö tuleb ära teha, et siin ja kui sa oled mingi töö ära millegi jaoks teinud, siis tuleb ka enesekindlus, eks ole. See ongi see paradoksaalne olukord, et kui ma enda peale kas või mõtlen, et mingis mõttes ma olin 20-aastasena enesekindlam kui mingit
asja vaadata, sest on lihtsalt see noorus ja tuhh ja siuke. Tuhh jah, aga no kukkusid perseli ka rohkem. Ja kindlasti jah. Ja no siis see paneb mõtlema, või no, siis tuleb mängu see, ma ei mäleta kellegi tohutu kuulus tsitaat, et mida rohkem ma asjadest tean, seda rohkem ma tean, et ma asjadest ei tea või midagi sellist. Seda rohkem ma saan aru, et ma millestki midagi ei tea. Ja. Või, et mida rohkem infot, seda rohkem, ma ei tea, mõttekohti ja mida rohkem mõtled, seda kaalutletum oled ja siis nagu see tuhh tõmbab natuke tagasi. Jah. Aga kui sa mõtled sellele, et näitleja elukutsele, kas sul elus oli kuidagi niimoodi, et see oli hästi loogiline samm, sest perekonnas on, isa on näitleja ja siis kuidagi loogilised asjad juhtusid? Tagantjärgi vaadates võib olla, aga sellel hetkel ma mäletan, oli see tegelikult kõike muud. Ei, ma kuskil põhikooli lõpus ja keskkoolis mul ikkagi igasugune teatrihuvi oli täiesti kadunud. Ma ei käinud teatris küll üldse. Siis mind huvitas füüsika väga ja ma arvasin, et minust saab füüsik. Mingi hetk keskkoolis ma hakkasin pilli mängima ja arvasin, et must saab pillimängija. Jah, nii et tegelikult ei. Aga no võt, et kuidas ma siis ikkagi teatri juurde jõudsin, jah, et siis ikkagi kuskil päris keskkooli viimane klass või kuskil seal nagu tekkis mingisugune huvi ja siis sai lavakunsti kooli proovitud ja sai sisse ka saadud ja siis kuidagi tundus vist niimoodi, et ma vaatan ühe aasta, et kui ikkagi mulle ei meeldi või tundub mõttetu, et küll ma siis jõuan Tartusse saan, sest eksamid olid nii palju head, et küll ma saan Tartusse minna füüsikat õppima, aga no võt, nüüd on sellest juba palju aega möödas, nii ta läks. Hakkas meeldima ikkagi. No võt, ju ta siis ikkagi hakkas, jah. Aga see, no võt, jälle see on, ega me näeme nagu kõik enda silmavaatest, aga see matemaatiline aju või see, ma arvan, et selle töö puhul tegelikult on kasulik, kuigi võib tunduda justkui, et ei ole, eks ole, et siin on midagi, aga tegelikult ikkagi see analüüsiv ja minule on ta olnud kasulik igatahes, jah. Kas sa mäletad, mida sa seal lavakunstikooli katsetel tegid? Midagi mäletan, jah. Sest kui ma ise ei ole seal käinud, siis ma vaatan hästi väljastseisja pilguga ja stereotüüpselt võiks hüpotiseerida, et seal on tõesti sellised abstraktsed ülesanded, et lähed žürii ette nii-öelda ja siis sul öeldakse lambist, et kujuta valu ja siis teed seal midagi. No jah, võt see on ilmselt on see, võt ega see tegelikult nii ei ole, tegelikult on seal ju sul ette valmistatud mingid monoloogid ja luuletused ja antakse nendega ka mingid erinevaid ülesandeid. Aga nende asjade puhul, mis on nii-öelda need ootamatused, ilmselt küll kontrollitakse esiteks seda asja, kes inimene läheb lukku ja ei tee mitte midagi, et kõige tähtsam on teha midagi, ükskõik mida. Ja teine asi ikkagi siis näha, kas see, no et midagi selles on, et kas inimene läheb kuidagi laval särama on võib-olla vale sõna või nii, et mul teda on huvitav vaadata või mitte. Ja selge see, need katsed on ääretult subjektiivsed, et see võib olla kellegil, kes on võib-olla tõesti lavale sündinud lihtsalt väga halb päev ja ta see päev ei lähe särama ja nii edasi ja et kõik asjad, aga jah, sellepärast ilmselt neid abstraktseid ülesandeid antakse või et esiteks näha, kas inimene läheb lihtsalt lukku ja teiseks seda, et näha, kas juhtub midagi, mida me ei oota või. Mis sinu isiklik suhe on lavanärviga või ma ei tea, ma seostan ja seda lukku minemist natuke sellega, et sa oled nii närvis ja siis on kuidagi info üleküllus ja sa oledki oledki lukus nagu. Et õnneks on ju proovi tehtud, eks ole, ja et need proovid on ju üldjuhul teatris ikkagi mitu kuud ja ma lähen ma olen leidnud mingisuguse tõe ja ma lähen seda tõde 2 jalaga kuulutama või nii öelda. Või midagi, millest ma tahan rääkida, mida ma pean oluliseks ja ma tahan sellest rääkida. Et see kõik ilmselt
et no võt jah, selle närviga on, et ta ilmselt kipub siis rohkem tulema, kui ma täpselt ei tea või kui ma natuke, kas peaks nii või naa või kuidas või no, aga kui ma tean, no siis on järelikult on prooviperiood valesti mööda saadetud. Aga kui ma tean, mul on üks tõde ja ma tahan seda öelda. Ma arvan, et see on igasuguse avaliku esinemise puhul ilmselt nii. Et siis on sellel noh, siis seda närviga ei tule. Jah, meenutab mulle müügitööd põhimõtteliselt, et peab olema usk enda tootesse nii-öelda. Jah, võib-olla tõesti. Ja usk enda tõesse siis. No jah, ei, muidugi ei selge, et mingis mõttes müügitööd on ilmselgelt, jah. No sest hästi lihtne arusaam halvast näitlejast ongi see, et sa saad aru, et ta näitleb. Jah. Et ta ei pane uskuma seda, mida ta ütleb, on ju. Jah. Ja siin tuleb ilmselt see orgaanika küsimus ka, et mis asi on orgaanika laval või räägitakse, et loomulik või mingisugune. Et ega loomulik inimene on ikkagi kokkuvõttes üldse ainult see koomas või siis väga sügavas unes inimene. Ja neid me tegelikult vaadata ei taha, eks ole, või me ei viitsi vaadata 2 tundi magavat meest. Et see on ka, et ma ei oska öelda, ega kui sa vaatad Robert De Nirot, selles kõiges ei ole ju mitte midagi nii-öelda loomulikku, aga millegi pärast ma usun seda. Et see loomulikkuse ja usutavuse küsimus, see ei ole ka nii üks ühele. Selles ma olen täiesti veendunud. Või noh, miks vaadatakse, mis on nendes Marveli multikatest, millest on filmid tehtud, mis on nendes loomulikku või ei ole ju midagi. See on mingisugused, me tahame ikkagi, et me tegelikult tahame näha mingit kvintessentsi või mingit asja, mis on elust suurem. Kas sa seda usud, et kõik lood on põhimõtteliselt üks lugu, enam-vähem mingi hea ja kurja omavaheline võitlus? Ei, ma seda just vastupidi, mina arvan, et see ei ole hea ja kurja, see on 2 hea omavaheline võitlus. Sa usud, et kõik inimesed on ikkagi head? No jah, et kui me räägime ka kõige hullematest juhtudest praegu, et kui Putin ärkab hommikul ülesse, siis ma arvan, et ta ei mõtle, et kuidas ma peeglist nüüd võimalikult kole vastik välja näeksin ja hakkaksin halba tegema. Ta ikkagi oma kuskil kujutlusest, see on teine reaalsus, kus ta elab. Ta ikkagi teeb Venemaale mingit kuidagi oma peas head. Ta ei ärka hommikul, et kuidas nüüd olla paha. Et selles mõttes on jah see, mis on see dualism on väga tüütu minu meelest enamjaolt ka filmides, mida me väga palju näeme, huvitavaks läheb just siis, kui nii-öelda 2 head põrkuvad või Ja selles mõttes on tõsi, et üks ju huvitav, kas või see Gandolfini tegelas, kui Tony Soprano, et väga lihtsalt kirjeldades halb, aga ometi sa elad talle kaasa või see on see? No jah, sest sa nende kõigi hooaegade peale, aga sa võtad selle mingisuguse mõtlemise omaks ja sa saad aru, et ta on kuidagi nurka pressitud loom juba ja igasugused ega see kriminaali elu ei ole lihtne ka kokku, et see on nagu, et enamus maailma dramaturgiast räägib kriminaalide raskest elust aga jah, et no võt, kui see esimene Jokkeri film, miks see oli nii, eks ole, see sama, et see on midagi sellest tegelases on midagi väga inimlikku, eks ole, see, kuidas maailm talle sülitab ja kuidas ta sellest, eks ole, kasvab see mis iganes konstruktsioon, mis ta peas või et ega see on see hullumeelsus on samamoodi, aga kuidas ma mängin hullu, see on lihtsalt mingisugune teistmoodi loogika on selles mis asjad on tähtsad või milles see sama, et kokkuvõttes et seda võib vist siis rakendada kõikidele, et mingil vähesel määral või nii-öelda teatriloogika pidi me kõik oleme väheke hullud, aga lihtsalt, et ja siis on huvitav, et mis need asjad elus meil või siis nii-öelda näitemängus need meie teel juhtuvad, et mis keeravad meid kuskile või teisele poole või jah. Lugesin täna just ühte intervjuud vanakooli taksojuhiga, kes ütles, et kui taksosse istub inimene, kes on kaine, sa tead, et ta on kaine. Kui istub inimene, kes on purjus, sa
tead, et ta on purjus, kuidagi tead, mida oodata siis sellest inimesest. Aga ja hulludest rääkides, et kui istub inimene, kellel on tõesti mingi kõva vaimne häire, siis on, sa ei tea, mida ette oodata, sest seal võib olla ettearvamatust. On ju. Aga tegelikult seda sama ettearvamatust, ma arvan, et me ootamegi ka nii-öelda tegelaste puhul, keda me vaatame ekraanil sarjas või no võt, jah, see on kuidagi nii, et nad käituvad minu jaoks ootamatult, aga samas on see ikkagi tegelikult selle tegelaskuju kohaselt on see loomulik või mõistetav see. No võt, see piir, selle tajumine see on huvitav, jah. Siin tekib küsimus, et kuidas kujutada hullumeelset oma ettearvamatustega ja see küsimus on, seda ma olen ka alati mõelnud, et ütleme näiteks teatrilaval, sa juba ütlesid seda proovide protsess on tihtipeale üsna pikk ja selline, et mis tunne see on mängida ühte asja korduvalt ja korduvalt ja korduvalt läbi niimoodi, et sa mingis mõttes, nagu sa ütlesid, sa pead endale jääma tõeseks ja minema selle ikkagi veendumusega, et mina lähen oma tõtt maha müüma nii-öelda ja ilma, et sa läheksid ka natuke autopiloodile, mis ilmselt võib väga juhtub ja ei kõigiga juhtub niikuinii ja eriti meil, kus meil on nii-öelda see repertuaariteatrisüsteem enamjaolt, et sa mängid sama etendust, ütleme 2 korda kuus ja siis järgmine kuu ja uuesti 2 korda, et see selles ühes asjas olemine, et sellepärast on suveteater võib-olla mõnes mõttes nagu mõnusam teha, et sa oled kogu aeg nagu ühes asjas justkui ja siis sa mängid järjest need 12 korda ära ja siis on kõik. Et jah, et seda juhtub muidugi ja on absoluutselt, need probleemid on väga see tõde, mille sa leiad selle prooviperioodil ja siis ta on kadunud või sa ei usu teda enam ja need kõik asjad juhtuvad väga, jah. Ja sellega ongi raske toime tulla ja absoluutselt uued proovid, mingisugused uued asjad, mingisugune ja siis õhtul ma pean tagasi hüppama sinna, kus see tundub juba, kuna su enda elu on läinud, siis see tundub nagu kuidagi vale või ega see ongi keeruline ja seda värskust leida, aga see on nüüd see sama koht, mis Shapiro ütles, seda ei tule teha, ma ei tea, kirega, hingega, armastusega, seda tuleb teha hästi, mida iganes see tähendab siis, aga võt tuleb leida endasse jälle iga õhtu siis. Aga mitte, et see võimalik oleks, aga vähemalt nii tuleb mõelda. Töö nagu töö ikka toob leiva ja vorsti lauale ja siis ma ei tea, inimesed, kes näiteks sõidavad iga hommik ühte rada tööle ja siis tööle jõudes avastavad, et ma olin täielikul autopiloodil, ma ei mäleta enda sõidust mitte midagi. Ma ei tea, kas teatri etendusega võib niimoodi juhtuda, et sa oled 2 tundi laval ja sa põhimõtteliselt tegelikult ja võib mõtlesid oma mõtteid, planeerisid, mis ma õhtul hakkan tegema. Absoluutselt, absoluutselt võib, jah. Et läheb ikkagi täiesti nii-öelda piloodi peale ära. Jah, kahjuks seda võib juhtuda küll. Vot seda on asi, mis juhtub filmivõtetel ja teleseriaali võtetel vähem, sest et see on nüüd praegu, kõik on uus nii, see, kuidas partner ütleb sulle mingeid asju või mis ta teeb, on uus ja mina siin, et see kõik jah, et seal juhtub seda ilmselt vähem kui teatris. Aga mis sinu jaoks põhiline vahe on teatri ja filmi vahel näiteks? Ma arvan, et mina ei tea, mina ei ole sellest vahest väga aru saanud. Seal, põhimõtteliselt on, ütleme see, et kui filmis on lubatud, teatris peab natuke lihtsalt, vihkan seda sõna, aga see energia peab olema suurem või kuidagi need mõnes mõttes liikumised peavad olema suuremad või aga see on ega siin tegelikult muud ei ole, et nii kui näitleja laval on, siis ta paratamatult ikkagi mõtleb selle publiku peale ka, kes seal on ja kui see on juba nii-öelda Draamateatri suur saal, siis ma mõtlen sinna taha juba nii ka, et see inimene saaks aru, mida ma taga ajan või mida ma ja kui nüüd see kaamera on siin, siis ma saan aru, et see inimene on siin, et ma võingi taga nagu olla väiksem ja napim ja vaiksem ja nii edasi, et ega see üsna tegelikult selline lihtne tehniline vahe, et sa või et jah, kaamera on siin. Et kokkuvõttes on ta intuitiivne nii, ma arvan. Ja võib-olla siis läheb, et kui näitleja hakkab nii-öelda mängima sellele nii-öelda võttemeeskonnale, kes siin on, mitte ta ei taju seda, et ta peab, et kokkuvõttes pärast ekraanil on see, mis on siin.
vaid ta hakkab mängima nendele inimestele seal, et siis võib juhtuda see mingisugune, mis öeldakse, teatraalne või ülemängimine, aga siin jälle me tuleme tagasi selle De Niro juurde, no kes on, see on ülimalt teatraalne, ma ei tea, mis me, jah, millegipärast me seda tahame uskuda, me vaatame hea meelega ja ja sellest saab inimese firmamärk justkui. Jah, küllap saab ka, aga alguses see ei olnud ju firmamärk või nojah, et ma võin seda ikka vaadata ja vaatan hea meelega ja nii edasi, või Denzel Washingtoni samasugune, millegipärast vaatan seda hea meelega. Ükskõik, et see on samasugune film, mida ta on juba 25 korda teinud või Woody Alleni filmid, ma võin neid vaadata, aga mis siis, et see on see sama film ka 30-s see sama film, õnnetud inimesed oma eludega segaduses, aga ma millegipärast võin seda ikka vaadata ja. Või see on ikka huvitav. Pääru, üks loll ja lihtne lapselik küsimus sulle, et mis on sinu lemmikfilm? Seda ma pole ammu mõelnud nii. Ma jään praegu vastuse võlgu. Ühte on ilmselt väga raske valida ka. Kunagi ma väga palju vastasin sellele küsimusele, kui vastasin vist Shawshank Redemption, aga praegu on tõesti väga hea film, aga veel on väga palju häid filme. Mis on, jah, ju ka mõnes mõttes on ta, mis seal eluga võib-olla väga, selles filmis pole midagi pistmist, kes ta on ju ka muinasjutt, kuidas hea südamega vangid, kellele on tehtud üle kohut. Aga noh, jah. Aga kui rääkida siis sellest Viikingite sarjast näiteks, et valdkonna kauge inimesena on raske ette kujutada, et kuidas sa üldse sattusid Viikingitesse näitlema? Et kas lihtsalt tuli kuskilt pakkumine, et sina sobiks siia rolli? Ja... Ei, ikkagi see käib, tehakse castinguid. Mul on agent, kes siis otsib neid välja, ajab siis teed lindikodus ja siis saadad ära ja ei mõtle enam selle peale kunagi, aga siis vahel kutsutakse. Ja kas siis Viikingite puhul, kas siis kutsutakse nii-öelda kohale castingut tegema või siis on juba otsustatud, et nii? Seal oli juba otsustatud, jah. Ja. No kuidas Viikingite sarja seal koha peal filmid oli? Et see melu ja kõik need kaamerad on ilmselt suured ja tuled säravad. Jah, mõnes mõttes, aga tegelikult on ju kokkuvõttes ikkagi kõik sama, ega nagu siin filmi teha, ega keegi filmib ja keegi paneb lambid põlema ja keegi katsub sind aidata, et kuidas midagi öelda või midagi mõelda, ehk siis režissöör ja et kokkuvõttes on sama, aga tõesti, lampe on lihtsalt 10 korda rohkem. Ja ühe kaamera asemel on tihti 3 ja nii edasi. Ja loomulikult see kunstimeeskond, kellel on lõputu suur eelarve võrreldes meie Eesti asjadega, eks saavad ehitada lossid ja linnad kuskile põllu peale. Filmi kunsti valdkond on üldse selline huvitav selles mõttes, et ütleme, kui on üks loomeinimene, kellel on üks äge mõte peas ja ta on näiteks maalikunstnik või kirjanik, siis ta sellise romantilise ettekujutuse järgi sulgub oma ärklituppa, igistab seal oma loomingulise beebi välja, ja võib-olla sellest saab maailma klassika või midagi sellist, aga filmi puhul on jah, neid inimesi on seal nii palju ja kõik see on selline omaette maailm, see filmi tegemismaailm, mitte lihtsalt see, mida ma ekraanilt vaatan, aga jah, see on justkui selline tohutu meeskonnamäng ja siis on jah, seal rahastajad, et see on nagu, et mul võib olla üks hästi hea filmi mõte peas, aga kui ma nüüd, keegi peaks ütlema mulle, et tee siis see film ära, siis see tundub siuke ulme Kolgata mägi, kuhu hakata ronima, sest seal on nii palju selliseid mutreid. Ja võt see on ka ilmselt see koht, kus režissööri töö ilmselt väga suures osas on tõesti väga hea müügimehe töö, sest sa pead oma ideed igale poole maha müüma, eks ole. Seal on kindlasti ka julgus öelda, et ma ei tea õigel hetkel, kui sul on inimesed juba kõrval, kes siis saavad sind aidata ja nii edasi, et see on jah, see on väga keeruline. Kas suurel sellisel võttel osaledes on
kuidagi närv rohkem ka sees, et ütleme, kui sa midagi sassi ajad, siis on lihtsalt, sellest sõltub hästi paljude inimeste nii-öelda. Ja ma selle samas Vikingite peal ma tegin küll üks hetk peas selle tehte, ma sain teada, kui palju see seriaali tootmine maksab ja siis ma kuidagi lihtsalt tegin selle arvutuse ära, et mis see tähendab, kui ma nüüd oma tuubli nässu keeran, kui palju see nii-öelda reaalselt rahas on. Ei tasu teha seda. Saad aru, et põhimõtteliselt iga sinu sõna on nagu mingi tuhandeid on ja iga sassi läinud sõna on väärt tuhandeid eurosid ja nii edasi. Ja. No ja selle saab välja arvutada, et kui palju üks sekund nii-öelda seda ekraani aega maksab. Aga kui sa näiteks sinna läksid, kas mingi asi, no sa ütlesid, et põhimõtteliselt on kõik suurem, aga selles mõttes tuttav, et samasugune protsess, lihtsalt suurem, uhkem ja ägedamate dekoratsioonidega võib-olla, aga et kas mingi asi oli sinu jaoks ka täiesti üllatav sellises protsessis osaledes? Et midagi, mida ei osanud ette oodata? Võib-olla see sama asi, et see kokkuvõttes kõik on nii samamoodi. Ja ma arvasin ka, et midagi on seal, kõik teavad kõigest nii palju, aga ei, samamoodi inimesed proovivad ja katsetavad ja eksivad. Kui sa režissööri tööle mõtled, siis ma ei tea, sa oled kindlasti erinevate inimestega kokku puutunud, et kuidas sulle tundub, kas loomulik selline filmimisprotsess näiteks kukub paremini välja, kui režissöör on väga, väga kange käega, ütleme, ja ajab väga oma nii-öelda asja taga või siis ta laseb ikkagi inimestel kogu selles protsessis rohkem osaleda ja niisugust improvisatsiooni osa on natuke rohkem? Ja tead, sellega on kokkuvõttes võib-olla nii ja naa, selles mõttes on see ka ikkagi väga, väga keeruline tööd. Ja tähendab, ma ütleks, et kui pärast film on hea, siis oli kõik lubatud. Kui pärast film oli halb, siis oli järelikult midagi valesti. Et selles mõttes, et see ja ma arvan, et tegelikult see nii lihtne ongi. Aga ei, ega ühte retsepti ei ole ja ega selline kindla käega, ma räägin, siis võib juhtuda see, et inimene hakkab välja mõtlema asju ja nii edasi ja talt ju küsitakse, siis ta võtab endale positsiooni, et ta peab teadma selle asemel, et öelda mingi, et stopp, ei tea, aga mõtleme, kuidas oleks. Ja siis on ju tegelikult ümberringi, eks ole, näitlejad, kes on selle peale mõelnud, võivad pakkuda oma asju, operaator, kes on nii edasi. Ja, aga mingi hetk võib ka muidugi nii olla, et keegi ei teagi, et keegi et see on keeruline jah, see, et see on see sama, et sul peab olema mingi usk, aga sa pead aru saama, kus maalt see usk muutub pimedaks usuks. Et kus sa klapid ees enam ei paned mingit teed, millest keegi aru ei saa. Aga et seda ei ole seda valemit paraku jah. Vahepeal tuleb mingites erinevates intervjuudes välja, kuidas räägitakse mingisugustest kuulsatest filmidest ja siis tuuakse välja, et näed, et see stseen tegelikult see ei olnud üldse nii mõeldud ja ma ei tea, näiteks näitleja võttis täiesti üle ja sellest sai hästi mingi kuulust stseen. Ja. Vot see on ka järgmine asi, et oleks seda silma. Et ma olen kindel, et näitlejad pakuvad väga palju väga halbu asju ka, aga et oleks see silm õigel ajal ära näha, et vot see on hea, seda kasutame, et see on ka, jah. Aga mis sellise, ütleme praktiliselt näiteks, kui sa ma ei tea, Viikingi-suguse sarja võttepäevadel osaled, et kas see on nagu füüsiliselt ka tohutult kurnav töö, et ongi, ma ei tea, mingisugused 15-tunnised võttepäevad ja nii edasi, nagu räägitakse? Ei, see on ikkagi lepingus on vist kirjas 12 tundi vist on sellest hetkest, kui sa platsile saabud, on vist 12 tundi see, mis on võttepäeva pikkus. Ei muidugi üle tunde võib tulla ja nii edasi. Mul just nüüd oli küll Soomes oli Ivalo sari vist, mida ETV-s ka näidatakse. Selle 5. hooaega tegime, siis oli üks päev, kus oli jääronimine, terve päev. Siis ma olin küll füüsiliselt lõpuks tõesti läbi. Ma ei tea, mitu korda ma seda seina seal lõpuks ronisin. Vastasin ma su küsimusele, vist mitte. Et kas, ei muidu, mis seal ikka, lähed hommikul ja siis läheb, ega enne kui kaamera käima läheb, sinna läheb ikka 1-2 tundi vähemalt. Grimmid, kostüümid, kui on mingi ajalooline asi, siis see tõenäoliselt võtab kõik rohkem aega, eks ole, ja nii edasi. Ja. Kas Viikingite võtteplatsil pakuti süüa ka, nagu iidsed viikingid sõid?
või olid kahvlid noad ka teil kasu? Ikka kahvlid ja noad, jah. Aga toit oli ääretult halb, võrreldes Eesti võtetega oli ääretult halb. Või noh, nagu, mina ei tea, mis iganes makaroni või riisipläga. Plaust mingi. Jah. No võib-olla see oli koht, kust siis sai kokku hoida, et ehitada neid losse. Võib-olla. Kuigi see on üldse, tähendab, millegi pärast on see mujal maailmas nii palju, kui ma käinud olen ja näinud, siis võtteplatsil sööki ei ole nii ja Eestis on millegi pärast erakordselt hea. Küll ka Vahemere maades on erakordselt hea ja lõunapausid kestavad 2 tundi. Peab olema kõik, on lepingutes kirjas, et peavad olema päris nõuded, et ei tohi olla need popp ja plastmass ja linad on laudade peal, kus süüakse. Aga see on kultuuri erinevus lihtsalt inimesed. No ilmselt siis on ikkagi seotud ka sellega, et kuidagi tunned ennast võib-olla võtteplatsil natuke paremini, kui sa saad, noh, et ei ole niimoodi, et kuskil nosi papptaldriku pealt on makaron ära ja kähku edasi. Ja siis jah, no võt jah, et see suhtlus lõunamaades on ilmselt see lõunapausi aegne suhtlus on millegi pärast neile väga oluline. Ja no võt, sellest nad kinni peavad. Aga mina küll tihti võtteplatsil nosiksin ruttu kõhu täis ja siis pigem pikutaksin pool tundi, kui et suudaksin selle tund aega hästi elavalt rääkida. Ma ei tea millest. Kas sa seda vahet tunned, et mitte oma emakeeles näitlemine on kuidagi keerukam? On küll, jah. Sest sõnad on nagu mingisugused asjad, mis kuidagi need moodustavad su kuskil siin kõhuõõnes. Või noh, heal juhul enne kui see puudutab seda tõde, et kui ma tahan nüüd midagi öelda, no mis kokkuvõttes filmis iga lause ju võiks olla või nii-öelda mingisugune, siis on seda võõras keeles raske teha küll. Ja mingi ekstra asi, millele pead mõtlema ilmselt natuke, või noh, isegi kui sul on mingi ekstra asi, mille peale jah, sa pead eraldi mõtlema ja tegelikult mingid asjad, mille peale sa ei mõtle, mida sa hakkad emakeeles siis korraga mõtlema ja siis tundub võib-olla imelik öelda neid. Ma mõrvan su ära. No kuidas eesti keeles tekib kohe nagu mingi imelik, mis lause see nüüd on. Inglis keeles seda öelda on millegi pärast lihtsam, aga noh. Jah. Aga see ongi see, et mingi tõde kaob sealt ära järelikult, kui sa oma emakeeles ei mängi. Ja sellest on hästi aru saada, kui kas või eesti keelt lugedes või kuuldes sa kuuled ära, et see on olnud mingisugune üsna toor tõlge inglisekeelsest väljendist ja siis on seda eesti keeles öeldud ja see kõlab hästi võõralt. Ja on igasugused asjad, mida mina väga raske on eesti keeles, igasugused anglitsismid, mis on tulnud küll meie keelde, kas sa teed nalja või? Keegi me ei ütle kuidagi või isegi kui öeldakse, siis see on ikkagi juba eesti keeles ka anglitsism, mida võiks nagu katsuda vältida. Ja sest tegelikult võimalusi on ju eesti keeles öelda tohutult palju, aga need kaovad ära kuhu sinna. Millegi pärast me lihtsalt oleme vist võtame kuskilt nojah, Ameerika kino on ju ikkagi see, mida me oleme harjunud vaatama ja siis me võtame sealt mingid toome kuidagi siia üle, aga nad ei kõlba eesti keeles mitte. Ma ei tea, kes jah. Mul tuli praegu meelde, et ma ei tea, äkki see oli emakeelepäeval nüüd seal märtsikuus, et vaatasin juhuslikult Aktuaalset kaamerat üle pika ja siis seal vahepeal küsitakse erinevatest Eesti kohtadest mingit tänavaküsitluse korras arvamusi ja siis küsiti inimeste käest, et mis on teie arust kõige koledam sõna eesti keeles ja siis üks vanatädi ütles, et okei. See on kõige jubedam sõna minu jaoks. See tekitas millegi pärast niisuguse hea tunde natuke isegi, kuigi ma olen ise hull okeita. Ja mina ka kindlasti, aga tegelikult meil on olgu, on väga hea sõna selleks. Et see on üks täiesti võõr sõna, mis on niivõrd normaalne. Ja tšau. Tšau ja tundub juba vähe peenem, niisugune Itaalia värk. Aga Pääru, milline üldse sinu selline tavaline päev välja näeb? Milline on näitleja tavaline päev, et kui sa hommikul üles ärkad, mis teed siis? No mis ma ikka, käin vetsus ja joon kohvi ja siis lähen tööle. Ma ei ole hommikusööja, mina hommikut ei sööja. Aga ei, eks see on ju ikka kokkuvõttes kõik täpselt samamoodi nagu kõigil teistel.
Kas täiskõhuga näitlemine on ääretult kehvem kui tühja kõhuga? On raske küll, jah. Mina ka ei suuda enne etendusi palju süüa. See on tõsi. Või filmivõtetel, kui on lõunapaus, ma ei suuda ka palju süüa. Et kuidagi tuleb tukk peale siis ikkagi? Jah, eriti tärkliseid asju, jah. Tõesti tuleb tukk, jah. Ja, et sööd mingi suure pasta sisse ja siis... Jah, jah. Ma ei tea, kas see on tõsi, et Juhan Liivi mängimise jaoks võtsid mingi 10 kilo alla? Kõvasti rohkem, aga jah, vastab. Ja. Kuidas sa alla võtsid? Mitte süües. See on ainuke võimalus. Kõva vastuga. Kõva vastuga, jah. Aga ega selles ei ole midagi, et see sama paast on ju igasugustes või peaaegu kõikides religioonides on olemas. Et see ei ole, see on, ma olen veendunud, et see on midagi, milleks meie keha on ette nähtud. Ta on mingist hetkest see kindlasti muutub tervisele ohtlikuks, aga see on midagi, mis jah, ühesõnaga, et kui me mõtleme sellest ajast, kui me veel kütid ja korilased olime, et siis küllap juhtus neid päevade kaupa neid, kus ei söödud midagi või söödi paar marja, aga siis korraga lasti see kits ja siis söödi ennast pilgini täis ja siis jälle ei söödud päevi. Ja ma olen kindel, et meie keha on evolutsiooni käigus selleks väga hästi kohanenud, et see 3 korda päevas söömine, et ma arvan küll, et see võib olla toidutööstuse välja mõeldud ja tehtud lobi, et jah. Hästi maha müüdud idee, sest see on niivõrd tugevalt on ju sisse jäänud igal pool lasteaedades ja koolides ja igal pool. Jah. Aga selles mõttes hästi loogiline, et inimene mõtleb, et sa ei jõua siis ju midagi teha, et kui sa ei söö, aga evolutsiooniliselt on see ebaloogiline, et mida näljasem sa oled, seda just teravam sa pead olema, et siis see söök sealt kätte saada, et see ei ole loogiline, et kui sa nagu ei söö, siis sa vajud järjest rohkem ära, aga just nagu meeled lähevadki erksaks pigemini. Jah, no seal on see, enne kui see insuliin vist päriselt ära vajub, et seal küll korra tekib üks selline rahulolematus ja inimesed võivad olla natuke tigedad ja nii edasi. Aga kui see ära kannatada, siis vist, et neid mingid sellised selgushetki ma mäletan küll, et sellest paastoajast. Ja ma ise ka vahepeal niimoodi pool praktiseerin seda, vahepeal lihtsalt näiteks 1 päeva ei söö, et midagi hullu juhtu inimesega siis. Aga jah, magama on küll raske jääda, sest mõtled toidust? Jep, ja see mõte sul töötab nagu päris hästi töötab, et ei ole niisugust roidumust kehas ja mis on pärast suurt õhtusööki. Jah, ei, see käis, mingi hetk ma mäletan ka mingid suuremaid väsimuse, et sa oled nagu väsinud kogu aeg. Sa magad aga siis sa ei suuda magada ka kaua, sa magad 0,5 tundi, ärkad üles, hakkad jälle söögist mõtlema. Ja ka lihtsalt harjumusest on meie päev on kuidagi struktureeritud nii palju selle söömise ümber, et lõunasöök on küll üks mingi nagu kuidagi oluline hetk või et see on ka nagu mingi paus päevast, eks ole, või ja küll ma pean veel need 2 tundi vastu, teen seda tööd, et siis tuleb lõunapausid, siis ma saan korra teha, aga siis korraga on need lõunapausid kadunud ja mis sa siis... Ja. Igavusust lihtsalt. Või see on umbes nagu ma olen mõelnud, et mis tegevus on suitsetamine, see ongi nagu enda päeva struktureerimine pausist pausini. Jaa, absoluutselt. Et seal on see psühholoogiline selline mõju, et sa midagi, ma ei tea, kas premeerid või nagu struktureerid oma aega niimoodi. Ma teen nüüd selle asja ära, siis on väike paus, siis ma teen toda asja ja nii edasi. Aga kaua muidu võttis aega, et ma ei tea, palju sa siis alla võtsid lõpuks? Ma ei teagi, kas see number on nii palju tähtis või et ma olen katsunud vältida selle väljaütlemist liiga konkreetselt, aga kaua aega võttis? Ma ei oska öelda, seal on nagu tõesti need platood tekivad, et see esimene ots läheb väga kergelt, siis tekib nagu mingi platoo, mis ajab närvi, sest sa 3 päeva ei ole midagi söönud ja kaal ei lange. Aga siis jälle kannatad mingi aja ära, siis ta jälle hakkab nagu langema ja siis tekib mingi järgmine platoo, kus ta jääb seisma. Jah. Mingis intervjuus ma nägin, kui see Matthew McConaughey mängis seda tallase seda, siis ta rääkis ka enda huvitavast allavõtmise metoodikast, et tal oli jäsuke dieet, et ta söö vist
õuna sõi päeva jooksul mingi paar tükki ja siis millegipärast ütles, et aga õhtuti ta alati punast veini, et see oli nagu nii-öelda lubatud ja see jah, et alkohol iseenesest ka nagu kuivatab, on ju. Et kuigi tundub, et seal on palju kaloreid, aga et tal oli siuke dieet, et mingid puuvilja ja siis veini ja siis see kaal kukkus nii laginal ja no ta oli ka ikka väga kõrend seal seda mängides, on ju. Aga selles mõttes sellega kui näitlejad, kas ma ei tea, võtavad alla, võtavad juurde, ma ei tea, õpivad mingi uue oskuse, seda, no see tundub selles mõttes hästi positiivne, et inimene läheb sinna rolli nii sisse, et ta on valmis tegema midagi, noh, tavapärasest midagi muud, on ju, et kui seda rolli ei oleks, ilmselt see ei oleks lambist hakanud, on ju, paastuma. Jah, et see on alati, need algused on rasked. Kunagi pidanud karmoškat õppima selle jaoks, mingi rolli jaoks, keraamika tegemist. Et need alati need algused on, aga kui sa sealt juba nagu iga asja õppimisega, et kui sa sellest algusest saad mööda sellest päris algusest, siis ta muutub juba huvitavaks. Ja. Aga räägi, mis sul praegu plaanis seisab, kas sa, ma ei tea, filmid midagi suuremat või praegu on ikkagi suvelavastuste teema ees ootamas? Praegu ma Soomes lõpetasin just selle sarja ja nüüd lähen veel Soome tegema ühte filmi. Ja siis suve lõpus on suveteatrit. Kaua üldse ühe sellise mängufilmi tegemine kokku kestab? Ma ei tea, eks see on nii ja naa, eks see sõltub palju rahakotist ja kuidas ja keerukusest, aga meil siin Euroopas vist kipub see nii olema, et ütleme, noh, ma ei tea, 25 päevast kuni, ma ei tea, seal 45 päevani, et tavaliselt on need, mis võimaldatakse. Ja, et sellega siis pead kõik nii-öelda need stseenid ära tegema, sekundi haaval pannakse see kokku lõpuks. Kas sa, kui sa ise filme vaatad, no see on ka muidugi hästi siuke laialivalgu küsimus, aga et kas sa tunned, et filmil on mingi, no enamasti filmid on kuhugi 1,5 tunni kanti, et kas sa tunned, et see on selline optimaalne, mis võiks film olla või noh, mõnikord film kestab 3 tundi ja siis on pahased kinokülastajad, kes mõtlevad, et miks nii kaua kestis. Oleks võinud pool välja toimetada sealt. No võt, ja ilmselt tihti nii ongi. Ilmselt tihti on õigus, aga ei, no võt, see on jälle, kui on ju ja mul on huvitav, siis ma võin ju 4 tundi ka seda vaadata ja kui on igav, siis see saab paraku vist 1,5 tunni peal võib selgeks saada. Aga jah, ma selline filmide kinnipanija ma ei ole, ma ikkagi vaatan alati lõpuni või teatrietendustelt ka poole pealt ära mine ja ma ei ole, jah. Mul on vist raamatutega see, et kui hakkad lugema ja siis ammad ristis loed seda ilget jama raamatut, mis sulle meeldib. Aga kui alustatud sai, siis on nagu keeruline lõpetada. Jah, on nagu mingi, et äkki see lõpus jookseb või äkki ma jään ilma. Millestki, jah. Aga kui sa seda mulle öelnud, et mis sul lemmikfilm on, siis mis sul lemmiksari on? Just, mul seda oli see mööda läinud, me just hiljuti vaatasime elukaaslasega, vaatasime seda Better Call Saul ja see mulle tõesti meeldis. Seal on väga hästi tehtud see, kuidas seal on väga, esiteks tegelased on kuidagi inimlikud või on see sama, et on mingi ootamatus nende puhul ja ta on väga kavalalt ka kirjutatud, et inimesed teevad midagi, ma ei saa veel aru, mida nad teevad, aga mul tekib huvi selle vastu, et mida nad, et neid asju on seal, see on väga hästi kirjutatud sari on see tõesti. Sari on jah selles mõttes üldse huvitav, et sellised kvaliteetsed mingisugused tiibid sarjad, nad meenutavad mulle justkui lõppematut filmi või noh, et üldse see kontseptsioon, et tegelikult ju kui pikk on ühe sarja üks hooaeg, no see on ju tohutult palju pikem kui üks film on ju. Ja sa saad seda emotsiooni nagu kogu aeg peale on ju. Sa saad, et sa saad tõesti ehitada nii-öelda tegelasi kindlasti kauem. Aga see alati hea asi on, ega sarjad ikkagi mingid kipuvad enamalt alati ikkagi venima minu jaoks või ka see, mingi hetk oleks võinud selle viimases hooajas oli vist 13 osa, oleks võinud 10 ka olla, oleks saanud hakkama.
ja noh, eriti kui sarjadega on need, tuleb jätta need lõpus, need hooaegade lõpus neid cliffhangereid ja siis võib juhtuda see, et pärast neid asju enam ei suuda kokku siduda liiga veenvalt. Jah, kunagi ma mäletan, ma ka noorena vaatasin hästi palju filme ja sarju, siis see nagu konkreetselt tekkis millalgi, või nagu vähemalt mina avastasin selle, et oligi siuke modernse sarja kontseptsioon, ma mäletan, ma vaatasin kunagi ühte vanglast põgenemise sarja, mille nimi oligi Põgenemine ja see oli siuke esimene modernne sari, mis ma märkasin, et iga episood tõesti lõpetati nagu nii siuksel magusal hetkel, et sa lihtsalt pidid panema järgmise, on ju. Et varasemalt ma ei olnud nagu tähele pannud seda, et näiteks Sopranod ei olnud otseselt selline, see oli siuke pikk igav draama võib-olla tundus, et alles täiskasvanuna vaatades ma sain nagu aru, et et see on nagu äge, on ju. Aga siis tekkis siuke, kõik need uued action ja siuksed sarjad, et täiesti siuke kuidagi tundus, et see struktuur on nii paika pandud ja kõik sarjad nagu järgivad seda, lood on erinevad, ma ei tea, mingid need Breaking Badid asjad on ju, et kõik kuidagi ehitatud üles niimoodi inimese mingisugusele dopamiini sellisele tõmbekale, on ju. Aga see on see, et küll see kõik on nagu arenev, et me jälle mingi hetk väsime ära sellest sama asja nägemisest ja see on tõsi, jah. Siis jälle midagi muutub. Ja ma mäletangi näiteks, kui ma vaatasin, kunagi avastasin Twin Peaksi, siis see tundus mulle niivõrd sellise teise tempoga ja selline, et oligi, et kuna ma olin nii palju neid nii-öelda siukseid natuke mainstreamilikumaid sarju vaadanud, siis see tõmbas mind nii sisse, sest see oli nii teissugune, nii kuidagi aeglaselt läks ja hoopis üldse siuke unenäoline, et ei olnud üldse mingisugust siukest põnevuse ehitamist või asja, aga ikka oli huvitav. Kuule, aga lõpetuseks küsin su käest ühe lihtsa küsimuse, mis on elu mõte? Võib-olla see ongi nii, et sellele ilmselt ei olegi absoluutset vastust. Et see tuleb ise leida. Aga ta on kindlasti ka ajas muutub veel selle kõige juures. Aga kokkuvõttes on see ilmselt, tähendab, võib-olla niimoodi kohustusena võib mõelda, et see on kohustus olla õnnelik. Aga nüüd, kuidas selle õnneni see tee leida, seda küllap see on erinev. Minul on praegu omad asjad, mis mind õnnelikuks teevad. Et tegemise käigus selgub. Tegemise käigus selgub, jah. No võt, see on väga hea vastus. Kuule, aitäh sulle, et olid. Aitäh. Eesti Esu.